ja nõnda me otsime, hulbime, mismoodi kõik olema peaks. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas. Tere tulemast kuulama Tervisetasku podcasti. Minu nimi on Merike Lehepuu. Kas sina oled vahel ärganud hommikul paha tujuga ja tahad kohe kohvitassi järele haarata? Või on sinu laps ärganud paha tujuga? Kui seda on sinul juhtunud, siis võiks kaaluda seda, et äkki on teil tekkinud unevõlg. Unest, unevõlast, unehügienist on meil täna tulnud saatesse rääkima psühholoog-nõustaja ja unenõustaja Kene Vernik. Tere tulemast, Kene! Tere! Mul on ääretult hea meel, et sa leidsid aega ja niivõrd olulistel teemadel nagu on uni, sellepärast, et mina olen küll aru saanud, et kui me ei ole korralikult maganud, siis võib terve päev tegelikult ikka suht võssa minna. Võib. Aga enne ma tahan sinu käest küsida seda, et kuidas sa üldse jõudsid selleni, et sinust on saanud unenõustaja, mis tundub väga põnev, vähemalt minu jaoks. Tihti arvatakse seda, et mul on mingisugune bad trip olnud et mingi halb kogemus ja siis hakkasin sellega tegelema, et tegelikult ma ise olen ülihea magaja. Ma olen alati oma unehügieeni korras hoidnud, isegi kui ma olin nooruk. Aga jah, et umbes 21-aastane olin, kui ma sattusin siis Tartu psühhiaatriakliinikusse unekeskuse osakonda töötama ja alustasin siis seal tööd uneõena. Kuigi mul haridust ei olnud, aga tollel ajal ei olnud kuskilt ressurssi võtta. Ja ma ise kirjutasin doktor Tuuliki Hiienile ja tema ongi minu esimene õpetaja, kes siis 4 aastat siis rätsepa õppes õppisin seda, et siis sai minust ka unetehnoloog. Et selles mõttes nagu, ütleme niimoodi, et mu elu on olnud kogu aeg nagu positiivsete juhuste kokkulangevus või et mul on alati vedanud kuidagi niimoodi, et asjad tulevad niimoodi tee peale ette ja kõik on hästi loomulik. Ja kuna ma õppisin siis psühholoogiat tollel ajal ka juba ülikoolis, siis oli nagu loomulik, et ma jätkan, et ma lõpetan magistratuuri psühholoogias Tartu Ülikoolis ja et ma võtan selle unetehnoloogia asja endaga kaasa, kuna ma olin juba töötanud nii kliinilises keskkonnas ja näinud juba nagu ikkagi nagu jalgadeta inimesi või patsiente ehk siis sinisel lehel olevaid kurnatuid unetuid. See teekond, kus sa täna oled, on minu arust ka päris selline korralik väljakutse ja ilmselt väljakutsed sulle meeldivad, sest no ma ei tea, sina ilmselt oskad öelda, kas lastega on kergem töötada kui täiskasvanutega või vastupidi? Selles mõttes nii ja naa, et laste puhul me töötame vanematega, et see on ka, et nemad on ka täiskasvanud üldjuhul, et minu jaoks ei ole nagu erilist vahet, et kui sul on ikkagi vastas raske unetu ja depressiivne, siis ma ütleks, et tema on kindlasti raskem patsient kui 3-4-aastane, et või beebid on kõige lihtsamad, et tundub ja kõlab absoluutselt mitte nii, aga minu jaoks jah, väikelapsed ja beebid on väga lihtsad. Mida vanemaks inimene läheb või ütleme siis vananeb, siis seda keerulisemaks need asjad ja sekkumised lähevad. Okei. Ja kui me tuleme nüüd algusesse, mainisid beebid, eks ole, ja beebid, ma tean, see võib osadel emadel, noortel, verivärsketel emadel võib-olla harjapunaseks ajada, et kuidas ta üldse ei maga, mismoodi sellega siis on. Et sinul on kindlasti oma kogemus, eks ju, oma lastega ja minul enda omadega kõigil erinev, aga see unevõlg saab alguse ju lapsepõlvest. Kas ta siis saabki nagu päriselt beebiaast alguse? Ei, no selles mõttes, et unevõla sümptomid või unevõlas olemine on meil kõigil, ütleme, kogemuslikult olemas, et see on periooditi, et näiteks, et kui sul laps jääbki unevõlga, oleneb siis vanusest, et ta väsibki kiiresti, ta on unine ja laste puhul siis käitumuslikult just tema, ütleme, neil on käitumises probleeme, et nemad on siis ekspressiivsed ja agressiivsed võivad olla rohkem, nad väljendavad oma sellist unisust, väsimust läbi käitumise, aga
kui me täiskasvanuks saame, siis me oleme päris head varjajad, et me võime 5-6 tundi magada ja me oleme tippjuhid ja teeme kõike, et see on väga varjatud, et seda väga tihti ei näe. Nii et selles mõttes laste puhul saab nagu kiiremini kätte, et kas tal on unevõlg või mitte. Muidugi on tehtud longituduuringuid, et noh, et ütleme need lapsed, kes on kehvemini maganud kuni teismeeani välja, siis nad on üldiselt ka kehvemad magajad hilisemas eas. Või nad korjavad endaga rohkem kroonilisi häireid ja haigusi kaasa, millega nad peavad siis täiskasvanuna tegelema, sellepärast, et nad olid unevõlas. Et noh, kui sa oledki nooruk, kes on kroonilises unevõlas 14-15 aastane, siis talle kindlasti see ärevushäire diagnoos tuleb kiiremini või depressioon, et need omavahel on väga komorbiidsed. Aga ütlege enne seda, et kuidas saab seda unevõlga üldse vältida? Selles mõttes, et kui see beebi sünnib ja no tõesti, mina olen kuulnud, sina oled kuulnud, no ta lihtsalt ei maga, eks ole, ja ta muudkui ainult nutab ja ta ei maga ja magab ainult siis, kui ma seal kõrval olen või no ainult autoga sõites, eks ju, või kärutades, et mida öelda nendele emadele siis, et kes tahaksid, et ta laps nagu väga-väga hästi magab, aga ta ei maga? Ütleme nii, et esimene osa, teraapiasessioonis koosneb harimisest. Et ma harin täiskasvanud, mis asi on füsioloogia, mis asi on tsirkadiaanne unerütm, kuidas ta vanuseti nagu muutub ja noh, muidugi mul ei ole seda ilmatu aeg rääkida, aga ütleme, ma rõhun sellele ja olles ise unetehnoloog, siis ma tean väga hästi seda osa, nii et tegelikult kui sa tead, kuidas aju toimib ja kuidas ta töötab, ja oskad diagnostikat teha ja välistada muud häired, siis on see imelihtne aru saada, et vot selle 3-aastasele sobib täpselt see rütm ja just sinu lapsele see sobib. Et arvestades siis kõiki neid käitumisi ka, mida vanemad talle on pakkunud, et tihti laste puhul on uneassotsiatsioonid, valed käitumised, seosed, et enurees või voodi märgamised, kõik sellised asjad nagu kaasnevad sellega unevõlaga ka. Ja noh, on palju orgaanilisi unehäired, millest vanemad ei ole teadlikud, et meil võib olla vanemana, me teame, et ma hoian küll sind, et rütmi kõike teen ja näe, kene kirjutas, et pean kõik niimoodi tegema, et ma olen lugenud seda, aga siis vaatame, et kuule, et tal on uneapnea, eks ju, või ta on suuhingaja, või tal on rahutude jalgade sündroom, või tal on midagi muud, mis tegelikult seda und lõhub ja viib ta unevõlga. Nii et jah, sa võid olla väga teadlik vanem, aga ütleme sinna unesoppidesse või struktuuri me ikkagi puhtalt nutikellaga ei jõua. Et paljud vanemad ostavad ka oma lastele, tähendab neid nutikellasid ja siis hakkavad nagu jälgima. Siis ma ütlen, et issand jumal, ärge seda tehke, et ei saa kunagi adekvaatset infot, pluss te hakkate väga palju muretsema. Aga kui sa tõid sisse selle nutikella, mul on see küsimus isegi olemas, et võtame korra selle teema, et kas ma saan aru, et siis lastele ostetakse nutikella, et aru saada, mis see uni teeb, aga väga paljud täiskasvanud ju magavad ka nutikella, aga mina näiteks ei suuda, kui mul midagi kuskil üldse küljes on, mul kõik ehted, kõik võtan ära, et mina tahan magada, eks ju. Et kuidas sa suhtud üldse siis nutikelladesse? Et iseenesest, kui sa oled tark kasutaja, siis sa võid teda kasutada, aga kui sa oled unetu, rahutu magaja või sa tahad nagu ütleme kontrollida kogu aeg midagi, milleks on uni, et siis me võtame kõik muidugi selle maha, sest me näeme uuringutes juba viimased 10-15 aastat, et need inimesed, kes kasutavad mõnda salvestusmasinat selle une jaoks, et need inimesed on ärevamad ja kontrollivamad, mille tõttu nende uni on ka kehvem. Aga kui sa oled tark kasutaja, et sa alguses nagu vaatadki, et sa oled pikali olnud selle perioodi ja üleval selle perioodi, see, kas sa magasid või ei maganud, seda me saame hinnata ainult enesetunde ja taju põhjal, me ei saa seda hinnata läbi kella. Aga sellel kellal on nagu psühholoogiline faktor suurem, et kui ma hommikul ärkan ja vaatan, et 75% on nagu kasulikkust, siis sa oled kogu päeva selline, et ma vist olen unine. Ma pole 100 kätte saanud, et uskuge mind, et kunagi see 100 kätte ei saa, et inimene on bioloogiliselt nii loodud, et 100 ei ole võimalik. Et see on normaalne, et inimene ärkab korduvalt ööune jooksul üles, lihtsalt see taasuinumine võiks olla kiire,
et see on kõik normaalne, et meil on mingisugused ebamugavused ööune ajal. Aga noh, mõni soovib nagu täiust, eks. Aga kuidas nii, et kui ma olin väike laps, ma magasin 9-10 tundi järjest ja no ja vot lastel tõesti võib nii olla. Aga kui sa hakkad vananema, siis alates 25. eluaastast juba, siis läheb kõik alla väga et siis sa pead hakkama, peab mingeid asju muutma, mingeid harjumusi. Aga ma lähen siit natukene veel edasi, et siis lähme laste juurde tagasi, et mulle meenus, et ma kasutasin ise, telefonil oli mingi äpp, mul on net kõik väljas, aga see äpp töötas ja mulle meeldis selle äpi juures see, enam ma nüüd ei ole seda mitu aastat kasutanud, oli see tore asi, et ta ütles mulle selle, et kui sa üles pead tõusma, pane siia vahemikku endal siis see äratus, eks, ja siis ta arvestas seda kuidagi pluss-miinus kas tund või, ehk siis mõte on selles, et ärgata üles õiges unefaasis. Et tõesti, meie unearhitektuuris on siis nagu unetsüklid, mis võivad olla 90-120 minutit pikad, aga see on jällegi igal ööl erinev ja pluss see äpp, tema algoritm ei ole nii täpne, et ta ei tea, et sa päeval jõid rohkem kofeiini või kohvi tarbisid, ta ei tea, et sa liikusid võib-olla palju vähem või et sul on mingisugused muud probleemid, diabeet või mis iganes. Et selles mõttes see tsükli põhjal ärkamine on nii ja naa, aga sa võid alati katsetada. Et ma olen nõus, et pigem pane tsükli lõppu ärkamine ja see on selline 90 minutit. Okei, no vot, väga hea. Ehk siis tuleb rohkem usaldada ikka spetsialiste kui nutikellasid ja igasuguseid selliseid asju, kui sa tahad päriselt teada, kuidas see unerütm siis on, eks. Selles mõttes võib-olla siia ütlen, et hinnake oma und enesetunde põhjal, et mitte nagu kella põhjal, et seal on nagu, see on väga erinev, kuidas inimene hindab või kuidas kell hindab ja kuidas inimene ise hindab, et selles on tehtud teste ka, et see on nagu öö ja päev. Aga vaata, nüüd mul tuleb see tunne, et meid ju on koolitatud, õpetatud, ise olen seda rääkinud ja jaganud ka, et kui sa hommikul ärkad, enne kui silmad veel lahti teed, siis mõtlegi, et täna on tore päev. Aga kui sa tunned, ma olen nii väsinud, on ju, siis tegelikult ju keha ka ei valeta ju. Eks, et sa võid ju öelda, et ma saan hakkama kõigega ja ma olen super hüper, eks, aga ikkagi keha ei valeta ju. Et siis see võib ju ka hoopis seda keha kurnata ju. Kui sa tahad väga-väga selline positiivne olla, kõik on nii hästi, ja siis keha on nagu niimoodi viia. Ja selles mõttes fake it till you make it ei tööta nii või teisiti, et kunagi mingid teatud psühhoteraapiates me kasutame seda alguses, et saada käima mingisugune käitumine või muuta seda käitumist. Aga jah, et see ei toimi jah, pikemas perspektiivis. Okei, no selge. Kuid lähme tagasi laste juurde, sest lapsed meie tulevik, eluiied, mida iganes me võime öelda, et kui me vaatame neid lapsi nüüd uuesti ja nendel on tekkinud see unevõlg, siis mis see kõige esimene samm on, et pöörduda sinu poole, siis sa harid neid ja siis on ju vaja midagi vanematel ikkagi teha selleks, et lapsel ei oleks seda unevõlga. Jah, et selles mõttes, et ilma nõustamiseta saab ka selles mõttes, et ongi, et vaadata siis vastavalt eale unerütm, korrigeerida see ja ma olen seda väga palju oma Instas ka nagu laivides nagu rääkinud, et selles mõttes, et lihtsalt, et saada nagu kinnitust, et et kõik on õige. Aga nüüd ongi see, et sa võid ka last hakata jälgima öösel, et üks asi, et vaatlemine, et kas ta norskab või nohiseb, on tal suu avatud, kõik sellised asjad, kui palju ta siputab jalgu, kas tal on mingi kindel perioodiline liikumine, et natukene nagu jälgida seda last, et tihti kui vanema käest küsida, et kuidas see laps öösiti magab, siis nad ütlevad, et nad ei käi teda vaatamas seal või et ma ei vaata teda. Aga ma esimese asjana teeks seda. Ja seda siis nagu teatud perioodit, et näiteks iga tunni järel jälgid seda. Ja tegelikult see on suur info nagu arstile, neuroloogile, lastearstile, kellele iganes juurde sa lähed nii-öelda. Et seda tehakse, aga jah, esimene asi on see, et vaadata see unehügieen üle, unerutiin õhtul, kuidas laps magama pannakse, kas tal on uneassotsiatsioon, et viis siis, kuidas laps magama pannakse, et tihti, kellel on tugev assotsiatsioon linnast või kiigutamisest või laulmisest või kõigest sellest,
kus see vanem on juba täitsa läbi omadega, et siis need lapsed ei uinugi ega säilita und, sest nad on väga kontrollivad, nad seiravad öösiti, tulevad ülesse ja need lapsed, kes muidugi lõpuks tulevad, käivad seal vanemate vahel, et siis ilmselgelt on probleeme juurega, et nende uni on fragmenteeritud, nad on väsinumad lapsed, aga ütleme, et käitumuslikud asjad on see uneassotsiatsioon või ütleme, mitte iseseisev magamine, et need on kõige lihtsamad asjad, millest nagu vabaks saada. See tundub vanemale nagu kõige hullem asi, millega tegeleda, aga kõige halvem asi on see, kui see laps on ikkagi mingisuguse orgaanilise häirega, et mis on pikaajaline protsess, suu hingamised, rahutud jalad on elu lõpuni peal, nii et selles mõttes on nagu palju hullemaid asju kui see, et rinnavõõrutus on kõige lihtsam asi minu meelest, mida teha, või lutivõõrutus, et lihtsalt see, kuidas nüüd vanemale serveerida ja rääkida see talle kõik ära, et sa pead ka nutuga tegelema, et kui me siin võõrutusse lähme, et siis see on 50% on see töö minul vanematega, et panna mõistus pähe ja öelda, et kuule, et kaua sa siin depressiivne oled ja ise antidepressante võtad, et minu juurde ikkagi jõuavad vanemad, kes on väga läbi. Nemad on juba ravimites ja nad on lahkumineku ääre peal ja ema ei kannatanud, isa ei taha sellega tegeleda, et seal on ikkagi sellised nagu rasked juhtumid, ma ütleks, et see, kui need on väga lihtsad juhtumid, kui sa ei ole nagu 3 aastat saanud last magama. Et kui sa nagu 12 aastat ei ole saanud teile magama, et mul on siin juhtumid 16-aastane magab vanemate vahel, 13-aastane, kes ei lase kätt läbi, kes pissib veel alla, 8-aastasele pannakse mähkmeid, 6-aastasele, et ikkagi nagu need on nagu sellised juhtumid, et see on hästi hea, et ma seda kliinikumis saan nagu teha ja mul on nagu terve meeskond selja taga, et saan kohe saata sinna ja tänna ja teha polüsomnograafia, eks ju, mida ma ise hindan. Et selles mõttes on nagu, ütleme nii, et kui sa praegu kuulad ja mõtled, et võib-olla ei olegi nii suur probleemi, on ju, aga kindlasti peaks sekkuma, et see süveneb. Absoluutselt. Et kui vanem tuleb vastuvõtule, aga ma mõtlesin, et ta 3-selt ikkagi magab juba iseseisvalt. Mõtlesin, mõtle, kui palju tahad, aga ta ei maga sul iseseisvalt, kui sa talle ikka veel rinda annad, ette või mähkmid all hoiad. Ta ei hakka mitte kunagi sul magama iseseisvalt. Ma kuulan sind ja mõtlen nagu selle peale, et jaa, see võibki ju tegelikult olla nii, et kui lapsed ei maga ja meie vanematena oleme muudkui üleval, eks ju, siis me ei pea ise vastu, eks ole, me ise enam lõpuks ei maga, me tarbime ise antidepressante, siis ongi see, et meil ei olegi nagu seda jõudu jaksu isegi lapsega tegeleda, et teda nagu võib-olla isegi viia sinu juurde või et aru saada, mis tal tegelikult viga on, eks. Ja alustadagi sellest, et võtta see probleem kohe kätte, eks ju. Ja ma väga soovitan seda, et mul on perekonnad, kes alustavad nõustamisega juba siis, kui naine on rase. Ja ma viin neid siis kuni lõpuni sinna 6. eluaastani välja, sest et lapse kasvamise perioodil on palju perioode, kus siis seal nagu need arenguastmed on ja hüpped ja see muutub, et siis ma olen nagu toeks aastast aastasse, et okei, et nüüd saime selleks perioodiks korda, nüüd hakkab uus periood, nüüd vaatame, kas hakkame eralduma ja teeme niimoodi etapiline. Ja see on ülitervislik ja siiamaani on olnud, ma ütleks, väga edukas, et mul ei ole olnud tagasilööke. Aga ja vanemad on nagu just see, et nad ei pea ise nagu kui nad usaldavad, siis ongi kõik hästi ja kui nad ei guugelda miljonit erinevat versiooni ja ei vaata TikToki, minul näiteks ei ole selliseid asju nagu TikTok, nagu mis sesse sa vaatad seal, kuidas lasta selle, laimiga magama panna, et siis ma mõtlen, et issand jumal, et aga mõned vanemad teevad igasuguseid õudseid asju selle lapsega. Mina tunnistan, et minu kõige õudsem asi on see, mida ma kõndides, kuna ma tean, sina käid palju kõndimas, mina käin palju kõndimas, ei vaata nagu ja millegipärast mul tuleb nagu tunne vaata ja lihtsalt selle lapse, ma ei tea, ta oli väike kärus, see ei olnud kärus, see oli see vanker ja see laps vaatas, tal oli külje peale pandud telefon. Ja siis ma nagu mõtlesin,
ma päriselt sain šoki sellest ja siis ma mõtlesin, et ma nägin seda viirastust ja siis ma mõtlesin, et ja nüüd ma kuulan siin, mõtlen, mida see kõik veel kaasa võib tuua, eks ole. Ja no see nutiseaded ja ekraan, sellest olen ka palju rääkinud, selle mõju, eks ju, lapsele, et täna võib-olla mitte ei hakka selle minema, sest ma lähen liiga emotsionaalseks ja ma lähen siis, et kuidas sa saad olla vanem ja selle ekraani talle ette panna. Pead ei hoia, nagu ma olen näinud, aga kohvikus kuskil on, eks ju, et ja see on väga, ühesõnaga ütleme, nõustamissessioonil ka ma olen ikkagi väga konkreetne, et kui te nii ei tee, siis mina teid ei aita. Ja nii psühhoteraapias ka on, et kui inimene on piisavalt motiveeritud, siis me saame temaga ju teraapiat teha. Et seal võib olema koostöö. Aga kui me rääkisime sellest, et need lapsest saati see unevõlg ja nii edasi ja siis ma püüdsin kinni sellise sõna, nagu sa ütlesid, rahutud jalad. Ja mis seal salata, ma lihtsalt, võib-olla see on minu nägemus ainult või mitte nägemus, vaid see, mida ma näinud või märganud olen, siis kui oled sa kuskil, ma ei tea, kinos, teatris, koolitusel, kohvikus, sööd restoranis, ma märkan seda, kus inimestel jalad niimoodi käivad ja mul on meesterahvad silma jäänud, ma näen seda jalga, mis niimoodi vibreerib seal, eks ju. Kas see on ka kuidagi siis see, et see on olnud mingisugune unevõlg, et miks see on ju närvilisuse peegeldus kuidagi, mis nagu meie sees on või? Iseenesest küll, et seal võib olla selline harjumuspärane jala liigutamine, mis on nagu põhimõtteliselt enese rahustamine põhimõtteliselt, aga ütleme nüüd päris RLS-i sündroom, Restless Leg Syndrome on pigem, ta ikkagi nii hullult ei pruugi, niimoodi ei liiguta. Et ta on pigem selline, et ta tahab neid jalgu nagu sirutada ja väänata nagu ja sätib siia ja sen, et aga ta ei värista teda niimoodi. Et see on natuke erinev ja just tunnetatakse seda rahutut jalga või seda pinges seisundit lihases sääres õhtusel perioodil, et ta võib olla ka kogu päeva, aga sa ei märka teda. Aga just õhtul hakkad, et tahad neid liigutada, sirutada ja siis, kui sa magama lähed, sa ajad neid jalgu teki alt välja ja kuidagi nagu tahab seda õhku ja jahedust. Ja selle häirega kaasneb 80% PLMS-i sündroom, mis on periodic leg movement disorder, ehk siis selline perioodiliste jäsemete liigutuste sündroom, mis on sügavune häire. Ja kuna see protsent on päris kõrge, et okei, sa oled õhtul seal jalgadega rahutu, aga nüüd, kui see rahutus kandub sinna N3 sügavasse unne, siis see on küll suur unelõhkuja, kus siis jalad siis käivad niimoodi perioodiliselt. Käibki. Või siis ainult üks jalg, aga neil võib olla selline perioodilisus on sees nagu. Ja võt seda uneuuringus, VSG uuringus me siis jälgimegi täpselt paremat ja vasakut jalga, et kui palju seda perioodilisust on ja kas seal mikroärkamised aju EEG-s tekivad, kui tekivad, laste puhul ka kindlasti see häire kenasti olemas on, et siis me peame hakkama sekkuma ravimitega. Et ta on neuroloogiline häire, hästi geneetiline, et ta võibki olla periooditi äkiline või akuutne, aga ta just ilmneb, kui selline keskeas hakkab nagu rohkem esile tulema ja on pigem naiste häire. Et on ka muidugi meestel, aga jah, statistiliselt on rohkem naistel. Kui sa rääkisid seda ja näitasid, siis mul nagu kohe tekkis, et väga hea, et sa seda näitasid, sellepärast, et kui ma ise laps olin, siis ma mäletan seda, kuidas kui ikka maal suvel oli rohkem rahvast, siis sa pidid magama kitsamates tingimustes ja siis ma mäletan seda, kui mu ema ütles, et sinuga ei saa magada, sa sul jalad käivad igale poole, on ju. Et kas see, kui lapsel nüüd jalatöösel käivad, eks ju, et kas see on ka kuidagi viitab sellele, on ju mingi rahutus sees? Just, et seal me, ütleme, see vanuseti ka vaatame täpselt seda vanust, aga me oleme muidugi ikka juba beebidel leitakse see. Nii. Lõht tuli, kes et juba beebidel leitakse see, nii et ja ütleme, väga teadlikud unearstid sekkuvad juba väga varakult, sellepärast, et kui ta ei püsi selles sügavas unes, kus toimub kogu areng, kasvamine, siis ta ütleme niimoodi, et ta ei kärbu oma kasvult, aga võib, ehk siis see mõjutab tema kogu arengut ja võimekust. Nii et mida varem me kätte saame, seda parem, aga nüüd need ravimid on küll sellised, mida ütleme alla 6-stele väga ei anta, aga kui on
rare, ütleme siis väga raskel kujul, siis lähevad ravimid ka peale. Et aga jah, selles mõttes, et magneesiumi rauapuudusega see on seotud peamiselt niimoodi, et aju ei suuda siis neid mineraale lihastesse viia ja me siis lõdvestame seda lihast selle ravimiga. Okei. Ja ma saan aru, et kui me selles sügavas, nagu sa ütled, selles N3 unefaasis ei maga piisavalt hästi, siis see on, mis on 25-30% unest toimub seal, eks, et siis tegelikkuses ongi see, et me ei puhka välja. Ja mida vähem on seda pelikoodi meil öös ehk ööunes, seda vähem me magame, seda rohkem on unevõlga. Täpselt. Selles mõttes unevõlg on natukene suurema raadiusega, et kui inimene on unevõlas, siis hakkavad kõik faasid vähenema aja jooksul, ka REM-uni ja N1, N2. Aga kui inimene on akuutses unevõlas, ehk siis ta on 2-3 päeva magamata, aga nüüd saab nädal aega ilusti magada, siis ta on rohkem, taastab sügavuni teda nagu järjest enam ja enam, tal on võimalus seda teha, eks ju, nii et N3 tuleb korraks juurde. Kui sul on kogu aeg vähe, siis ta ei saa seda nagu pikkust või sügavust kätte ja aja jooksul REM-uni unenägutunnid hakkab nagu oma protsenti taastama sügavune arvelt. Nii et tegelikult, kui sa oled kroonilises unevõlas, siis igal juhul jääd sa sügavast unest ilma, et ta väheneb ja tänu sellele sa siis tunned ikkagi väsimustunisust. Aga sa ütlesid see unenägude uni, eks, mis on REM-uni, et kui ma nüüd unenägu ei mäleta hommikul ärgates, kas see tähendab seda, et ma ei ole REM-unes olnud või? Ei, selles mõttes, et tööst ja punaselt, eks, ja seda küsitakse hästi palju, et mina unenägusi ei näe või ei mäleta, et kas mul midagi viga, see tegelikult ei ole, et noh, et kindlasti sul seda REM-i on, et muidu see siin ei oleks, et teame siis katseid loomade peal, et nad ikkagi surevad ära. aga põhimõtteliselt ütleme, et kui sa oled olnud nägija ja mäletad ja ühel hetkel ei ole seda, vot siis see on asi, mida uurida. Siis võib-olla tõesti on aja jooksul seal midagi REM-iga juhtunud. Seda tavaliselt juhtub siis, kui sul antidepressandid peale lähevad, eriti SSRI-d. Et siis on kohe esimene küsimus, kas sa oled antidepressantide peal, sest nad suruvad REM-i alla ja väga paljud ravimid suruvad tegelikult REM-i alla ja sa võidki magada esimese une poole päris hästi, et sul on siis continuity ehk siis une säilivus just on päris hea, on ju, et võidki 4-5-6 tundi järjest magada, aga siis see hommikune uni on natukene selline nagu fragmenteeritud. Okei. Ja kui me nüüd räägime sellest, et mis on väga aktuaalne teema siin juba päris pikka perioodi tegelikult olnud, et lasteaedades lapsi sunnitakse magama, tegelikult nad ei peaks magama, et isegi seadus siis ju ütleb, et ei peaks seda tegema, et sellist rahulikku tegevust ja nurgakest pakkuda lastele lasteaedades, siis kuidas sa selle teemaga oled praegu, kui kaugele sa selle teemaga jõudnud oled, et no see on olnud pikk protsess, et selles mõttes mina olen siis 10 aastat sellega tegelenud ja mina selle määruse kirjutasin. Sest haridusministeerium siis tuli, ma ei tea, 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi minu juurde ja ütles, et meil on nüüd olukord ja kuna ma olin kõiki neid juba harinud unest, et ükskõik mis asutus on kõik haritud, siis nad said aru, et okei, et tegelikult me peame sekkuma, nii et läbi see, et ma harisin neid, said nad sellest väga hästi aru ja olid julgemad siis, et kuule, et aga võtame siis määruse ette ja kirjuta siis niimoodi ümber, et see oleks kooskõlas nagu kõigi vajadustega, et me jätsime alles siis selle kuni 1 tund, et kuigi ma olin ka selle vastu, aga kuna Eesti lapsed peavad olema 10-11 tundi lasteaias ja tõesti mõned ärkavad väga vara, et keskmine laps 6:30, mis on põhimõtteliselt keset tööd ärkamine, et siis me ei saa kuidagimoodi seda isegi kuni 1 tundi ära võtta, et see on nagu, ütleme 4-aastasele see ei ole eriti enam hea, et ta magab. Aga on alla 4-seid, kes veel vajavad seda 1 tundi, nii et see on okei. Aga jah, praegu on pigem see probleem, et meie lasteaedades on palju õpetajaid, kes seda ei usu, kes on fundamentaalselt selle vastu, aga juhid on, ütleme, vabamaks muutunud, et direktorid siis nii-öelda lasteaedades ja tegelikult see muutus võtab aega,
et nemad teadsid sellest määruse muudatusest juba aasta, et neil ongi antud see aeg ja see aasta läks see nagu käima. Ja nüüd siis minu suur tööpõld on praegu see, et ma lihtsalt vorbin tõendeid, et need 5- ja 6-aastased ja 7-aastased ei peaks siis lõunaväljakus olema ja kus ma siis kirjeldangi, et sellel lapsel on enurees, sellel lapsel on see 3. asi, et me ei saa teda sundida, tal on kõik halvad asjad tekkinud sellest päevasest magamisest, et aga see võtab aega ja see on väga kurb selles mõttes, et mina võitlesin ka oma lapsega sellel teemal lasteaias ja võitlen siiamaani selles mõttes, et ma ei ole erand, et olen täpselt samasugune lapsevanem olnud, et ei ole päris niimoodi olnud, et kuule, et ma olen nüüd see tegelane ja mulle tehke nagu lahti teed, et ma pidin rühma vahetama lapsel ja noh, ütleme niimoodi, et see arusaam on ikkagi kauge, aga ma olen lasteaedasi väga palju harinud, et nad tellivad ju koolitusi, et siis just juhid tellivadki koolituse, et siis õpetaja saaks aru, miks see vajalik on, sest nad ei taha õpetajat vallandada, sest meil ei ole õpetajaid, et arusaadav ja ma ei ole nagu õpetajate mingi vastane või et sest ta võibki olla ülihea pedagoog, ta võib väga tore olla, aga ta lihtsalt, tal on see, kui ta on 30-40 aastat seal olnud ja talle öeldakse, et me võtame maha sellel lapsel, kes tahab kõige rohkem tavaliselt päeval magada, siis ta mõtlebki, et issand jumal vaene laps, et ta peab magama, arusaadav, aga selle lapse ööuni on 8 tundi. Et no me peame selle restardi ära tegema, et ta nüüd suudaks olla üleval, need 6-7-aastased enne. Aga võt see arusaam, see restardi arusaam on nende jaoks täiesti ei ole loogikat. Ja no sellest ma saan aru, see ongi see, et mõned asjad võtavad kaua aega, sellepärast, et kui on harjutud nii pikalt midagi tegema, siis see uute harjumuste kujundamine on see, mis võtab aega, eks ole. Ja no, olgem ausad, et õpetaja ilmselt ta väsib ka ise lastega seal ära ja see on ka tema paus, kui need lapsed kõik magavad, aga samas on see, et see laps ju tegelikult kokkuvõttes kannatab, eks ju, rääkimata tema vanematest, kus unerütm on sassis, tekib see unevõlg, kõik need käitumishäired ja tegelikult me jõuame ju välja sinna, et kui on uneprobleemid ja und ei magata täis, siis ju tegelikult võib süveneda ka see ATH, mis on täna meil ju väga-väga ma ei tea, tuleb nii-öelda lisaks, et ta tuleb juba lisaks, aga ma korraks ütlen ka, et arusaadav, ma saan nagu õpetajatest aru, et issand jumal, et me võtame selle lapsel ka näiteks selle uinaku ära, aga vanem tuleb iga päev talle kell 6, kell 7 järgi, et kui me selle ära võtame, siis ta peab panema kell 8 magama, et ta ei saagi oma lapsega koos olla. Aga mina näen siis neid vanemad, kes tegelikult nagunii ei ole oma lapsega koos. Et selles mõttes nemad suruvad oma lapsi kell 8 magama nii või teisiti, kes on siis 2 tundi pimeduses ja nutab ja kes on mähkmetega ja nii edasi, et selles mõttes ma näen ikkagi teist poolt, aga 70-80% on tööd vanematega, et okei, lasteaedadeks, aga no vanemad, nüüd on minu järgmine teema, mis nüüd tuleb, et õpetajad said kõik nagu vastu, et järgmine teema, keda ma nüüd ründama hakkan, kui aus olla, on vanemad, et siit tuleb veel paar päris huvitavat asja, milleks ma nagu valmistunud olen, et panna mõtlema, et kas on vaja teha 7-5 last, et kui sa ise vanem ei ole, ja kõik lapsed käivad sul kella 7-st 7 lasteaias, et kus on see loogika? Palun öelge mulle, kus on see loogika? Ja ma saan õpetajatest täiesti aru, et nemad ongi vanemad. Absoluutselt. Ja see protsent on hästi suur, et meie võib-olla, kes me oleme ma ei tea, on mingi kontingent, kes siis hoiab oma last ja kellel ongi see 1-2 last ja tead, käivad seal 1-2 korda lasteaias võib-olla nädalas, aga me näeme nagu seda poolt, et ja mõtleme, et kõik lapsed käivad niimoodi, et neil on pausid ja tullakse lõuna ajal vahepeal järgi ja tegelikult 70% lapsi on need, kes istuvadki seal hommikust õhtuni. Kusjuures ma mäletan seda, kui minul laps lasteaias käis siis väiksem, siis mäletan seda, et ma viisin ta ühel hommikul ära ja mul nagu mingi lamp läks nagu põlema, ma mõtlesin selle peale, et appikene, tema tööpäev algab enne mind.
et me ei mõtle seda tegelikult, et see, et kui me ärkame kodus üles, see on nagu see pereaeg, eks ju, me ärkame, me sööme, me lobiseme, tavaliselt hommikud on küll kiired, aga no ütleme põhimõtteliselt, nagu sa ütlesid, see on see kodus olemise aeg. Aga kõigepealt me viime ju oma lapse lasteaeda, siis läheme ise tööle. Ja see väike laps on seal aias siis oluliselt kauem. Minul lõpeb töö enne ära, kui ma olen lapsele järgi. See oli minu jaoks nagu vau, mis toimub, nagu iseendale, siis ma hakkasin lihtsalt seda jälgima, et tegelikult see ei ongi nii. Ja siis ma tundsin, et ma ei taha kunagi, et mu laps oleks viimane. Oli üksikud korrad, et kui sa tulid kuskilt või keegi ei saanud ka kuskilt, et aga lihtsalt see on tõesti see koht, kus mul on hea meel, kui sa ütled, et sa hakkad lapsevanemaid ründama, aga ma tean, et sa teed seda parimate kavatsustega, sest et võib-olla lapsevanematel ongi vahel sellist heas mõttes raputust vaja, et näiteks, et kui me täna mitte midagi ise vanematena ei tee, siis milliseid lapsi me tahame 10-20 aasta pärast ju näha. Ja seda me juba näeme, et selles mõttes me näeme väga selgelt, millised need lapsed on, et kui neil lapsepõlves ikkagi vanemaid ei ole olnud. Aga samas sul võib olla jällegi õpetaja näol tore hooldaja või vanaema näol ja tihti seal kodus ei olegi korras ja pigem ongi hea, et ta seal lasteaias on. Et see protsent on ka väga suur, et kus pigem ära sinna koju minegi, et jah, et seda on ka nagu nähtud ja see on arvatavasti kõige kurvem pilt minu töös, et eriti kui ma kliinikumis töötan, et siis ma näen kõike, aga näen ka väga palju neid vanemaid, kellel on raske laps, kuna ma tegelen siis autismispektri häiretega, pervasiivsetega, arenguhäiretega lastega ja kus on siis vanemad, kes teevad kõik selle lapse nimel ja nagu nii-öelda supervõimetega vanemad. Ja siis ma mõtlen, et need terved lapsed, kellel on siis sellised vanemad, kes ei oska hinnata selle lapse nagu geniaalsust või võimekust või et issand, kui lahe, kui tore ta on, aga näed, mõlemad vanemad on alkohoolikud või üks peksab või mis iganes, siis mõtlen nendele vanematele, et issand, kui ma loodan, et nad saavad ka oma perre nagu kuidagi nagu tunda seda terve lapse mõnu, et väga paljud õnneks teevadki, ongi julged, et seal on ka siis kindlasti väga tihti seda psühholoogilist nõustamist vaja. Nii et see kõik see aktsepteerimine ja see on väga pikk protsess. Ja ma saan aru, et nende lastega siis ongi nii, et kõigepealt võtta vanemana see aeg, et sa küll ilmselt ise ööunega natuke siis kannatad, eks, aga et mine vaatama, mis su laps nagu teeb, eks ju, öösel ja ole nagu kohal lapse jaoks, eks ole, sest näiteks mina mäletan, et mina küll olen ära ehmatanud selle peale, kui on olnud väiksemana, oli poisil selliseid hetki, kus ta lihtsalt on öösel üleval ja ta ei saa aru, et meie seal oleme vanematena ja sellel on see spetsiaalne nimetus, kuidas sa seda kutsud, see on see unepaanika. Ja unepaanika ja ma mäletan, ma ehmatasin ära, et mis see nagu on ju. Ja siis ongi see, et ma sain aru, see tuli sellest, et tal on pissihäda, aga ta ei saa nagu aru, on ju, ja nii kui ta siis ära käis, paanika kadus, eks, et ja see siis kuidagi, nüüd on ta suur, ta reguleerib nagu ise seda, eks, et aga ehmatas ära, eks. Ja teine asi, mis on näiteks veel laste puhul, mida ma olen kuulnud, et lapsed sonnivad, et kas see on see, et nad elavad oma pingeid siis või päeva mingeid asju läbi või on ka see juba see koht, millega tasub sinu poole pöörduda? Üldiselt lapse eas olevad öised käitumised, on see siis kõndimine, rääkimine, isegi unepaanika nii-öelda, et need on täiesti normaalsed. Seal me väga suuri sekkumisi ei tee, me muidugi välistame kõik muu, on ju, et ta ei oleks seal suuinga ja need jalad ja kõik muu ja vaatame unehügieeni üle, aga üldiselt on see ealine ja see muutub, et ja periooditi võib olla see. Nii et jah. Aga kui laps näiteks ise, kui teda äratada ja ta ärkab nagu raskelt ülesse, siis võib olla, nagu sa enne ütlesid, see koht, kus ta äratatakse vales unefaasis, eks ole? Jah, et ütleme, kui see käitumine on ja vanem tahab ikkagi teda äratada, et siis seda ärme tee, et üldiselt need käitumised toimuvad enne 3 sügavas unes ja kui ta sealt ärkab, siis see on talle nagu väga hirmutav, et see segadustunne, millega ta ärkab, et kus ma olen, keda ma olen, kus me hakkame fragmenteerima, sest see, et tema käitub seal ja röögib ja võib-olla on sellises hüsteerilises nutus, las ta olla,
tema ei tea sellest midagi, tema ajulained on ikka sügavas unes, teevad oma protsessi. Et tõesti see väljaelamine lastel on intensiivsem ja tavaliselt öö esimeses pooles. Täiskasvanutel võib olla väljaelamine siis pigem öö teises pooles ja REM-unehäirete näol, et meil on siis 2 kategooriat, on non-REM-häired ja REM-unehäired, et seal on siis veel eraldi spetsiifilised nagu lähevad häired, mida me jälgime. On ikka maailm, väga põnev. Et ei ole lihtsalt ainult, et töödi kõnnib või et noh, seal on, võivad olla igasuguseid asju, et okei. Ja kui laps ärkab juba ise ilma kellata ja noh, ma võin enda poisist öelda, et ärkab nii vara vahepeal, lihtsalt 7, tal on uni läinud, nagu kuidagi enda mingi kell sees on see normaalne, tal on 9 jagama, 9 siis tundub okei. et see on väga normaalne. Aga mis ma Kene veel tahtsin nagu kindlasti küsida sinu käest on nagu see, et meile on räägitud hästi palju seda, et noh, Eestis ongi selline noh, nagu pime elada, seda valget aega on vähe, eks ju, ja siis öeldakse, et meie esivanemad elasid ikka loodusega ühes rütmiseks, aga me tänapäeval ei saa ju seda. Et mõte on nagu see, et või küsimus sulle siis, et kas on vahet, kui ma näiteks lähen magama kell 10 ja magan oma 8-9 tundi ära või ma lähen magama näiteks mõni päev kell 2 öösel, aga ma ärkan kell 8 või kell 9, et kuidas need asjad nagu omavahel on? Et jah, me võime olla siis kronotüübilt erinevad, et siis une pikkus ja uneaeg on meil kõigil erinev. Kas see on see, et õhtuinimene ja hommikuinimene või? Et selles mõttes, kui sa nüüd aru saad, mis tüüpi sa oled, üldiselt läbi selle, et sa hoiad teatud perioodi ikkagi kindlat uneaega, et hommikul kindlal ajal üles ja unesurve ajal magama, et kui sa tunned, et sa oled väsinud, lähed magama, eks ju, et sa ei jää scrollima. Et siis läbi selle sa saad aru, kuhu see uni hakkab nagu minema, et kas ta hakkab natuke hilisemaks minema või näiteks uinumine on päris hea, aga sa tahad veel hommikuti magada, et siis sa pead andma seda hommikustund juurde ikkagi aja jooksul, mitte siis vastupidi. Et mida tehakse valesti on see, et noh, et okei, näiteks, et 6:30 pead iga päev ärkama, et okei, et ma hakkan kell 11 magama minema, hakkad kell 11 magama minema, ärkad täpselt 6:30, noh, iseenesest töötab asi, on ju, aga sa oled ikka väsinud või unine, on ju, et siis järelikult kuhugile poole peab nihutama hakkama ja kui sa uinud tegelikult okeilt, aga mitte väga enam kiiresti, et näiteks see kell 11 on ikkagi piiri peal, siis järelikult sa pead seda hommikust aega nihutama sinna 7 poole. Ja noh, tihti, mis meil sealt ette tulevad, on lapsed ja kool ja lasteaed ja see minu mõte siis ka on see, et see on väga vana mudel, et ärkame vara. Et see tuleb tööstusrevolutsioonist ja see on paarsada aastat vana, kus hakatigi siis niimoodi fundamentaalselt nagu muutma seda, et tegelikult see on täiesti vale, see ei ole meile loomulik. Ja nüüd me siis hakkame vaikselt aru saama, et tegelikult peaks 8-ni vähemalt ära saama magada, eks ju. Ja laste puhul siis ka, et noh, kas või see, et kooli aeg nihutati 9 peale, oli ka ju 10 aastat tegelesin sellega, et kuulge, lõpetage see nali ära nagu, et noorukid, isegi kui ta on täiesti ilusa hügieeniga nooruk, on ju, et noh, tal lihtsalt tõesti see uneaeg hilistub sellel perioodil ja tal on vaja hommikust tund. Mina väga tänan sind selle eest, et sa seda tegid, sest et see, kui mina ka kuulsin, et 9-st hakkavad lapsel tunnis, nagu päriselt kui äge, eks ju, et see ei ole nii, et sa lähed nagu unisena ja sa ei saa midagi veel aru, eks ju. Selles mõttes, et minu poole, mulle kirjutatakse väga palju kirju, et Kene, mida sa teed, et mul käib tööpäev, on mul sellest kellaajani. Mul on vaja neid asju teha, minu tööandja ei tule sellega kaasa. Aga mina alustan puhtalt inimese enda füsioloogilisest vajadusest, jah, et kui me selle paika paneme, et siis me vaatame, palju sa seda tööd teed ja kus sa käid, on ju, et kas, et noh, et vastavalt sellele ja sellepärast ongi, et see minu eesmärk 9-st 4-ni on lasteaed ja that's it nagu, et see on maksimum. Et aga noh, sellel on hästi palju, noh, ütleme siis, Eestis on seda keeruline teha, aga kui me vaatame ainult lapse arengut ja tervist, siis see oleks hädavajalik. Nii et me ei muuda neid asju selle peale, tähendab,
ma ei ole neid muutusi teinud sellepärast, et täiskasvanul on vaja mingeid oma asju teha ja tööandjal on seda vaja teha, arusaadav. Et aga see peab olema jah, see tuleb lihtsalt ära teha ja küll see vanem kell 4 sinna ukse taha jõuab. Absoluutselt. Et see on alati nii olnud, et kui tehakse selline muutus ära, et jõudsid nad sinna kooli kell 9 ja jõudsid nad koju, ühesõnaga kõik toimib. Absoluutselt, ja. Ja uuringud ju näitavad, et longitud uuringuid on ju varem nii palju tehtud selles valdkonnas, et eks me siis ootame, mida me saame oodata. Jaa, absoluutselt. Et seda ärevat ja depressiivset 14-aastast või? Just. Ja seda enam, et mida me täna ei puuduta, sest me hakkame siin otsi kokku tõmbuma, kes on see nutiseadmete asi, eks ju, kuidas see ju tegelikult, me kõik ilmselt teame, kuidas see meie und pärsib, eks ju, mida see kõik me unega teeb. See on samamoodi, mis mind hästi niimoodi ärevaks ajab, on ju. Aga kõige olulisem ongi see, et me saame siis lapsevanematena laste und jälgida, eks ju, ja me saame ise siis enda puhul arusaadavaks teha, et kas ma olen siis see hommikuinimene või pigem õhtuinimene, kuhu ma siis seda skaalat nihutan, sa selle väga hästi tõid välja. Aitäh sulle selle eest, sest et mina tunnen näiteks, et mina olen õhtuinimene ja ma saan küll hommikul vara või kui vaja ülesse, aga ma tunnen, et tahaks natukene veel, on ju. Ja viimane küsimus, enne kui ma küsin su käest 3 soovitust, on see, kuidas sulle tundub, kas ideaalis on hea, kui inimene ärkab kellaga või kellata? No ideaalis ikka ilma kelleta, et selles mõttes, et siis on kõik õige, et ja. Okei, aga kui me nüüd võtame selle teema kokku, millest ma arvan, et Kenega võiks rääkida mitu tundi, sest see on nii põnev, aga õnneks on see, et ma julgustan kõiki teid minema ja vaatama Kene tegevusi ja jagamisi Instagramis ja ka Facebookis, et need on lühikesed, need on nii head, informatiivsed. Et aga mis on Kene need 3 asja, mida sa siis, ma ütlen täna, või küsin nii, et täiskasvanutele soovitad, sest kuna meist sõltuvad meie lapsed ja meie ise ju ka, et mis on need 3 kõige olulisemad soovitus, nii saad ka nina ära. Et issand, kui raske see on, või tegelikult ega lihtsalt kuula oma keha ja korrigeeri oma uni vastavalt vajadusele, mitte sellele, mis on ette antud. Ma tean, et see on väga raske ja mõnikord see nõuabki suuri muutusi elus. Et ega kui inimesed tulevad teraapiasse, nad on 10 aastat unetud olnud, lõpuks me jõuame ikkagi selleni, et kuule, sul on vaja 8-ni magada, mitte 6-ni. Et ma olen sinuga aus ja ütlen sulle, et aga proovime siis selle teekonna niimoodi teha, et lähed tööandja juurde, proovid läbi rääkida, kui seal ei ole neid võimalusi, et siis see on nagu üks asi, kui nüüd unest rääkida. Aga nüüd ütleme vanemad ja lapsed, et kui sa ei suuda vanem olla ja sa juba näed ära, et sa ei ole see nagu terve vanem oma lapsele, siis milleks see laps teha. Et ma võib-olla tulen väga raskest keskkonnast, kus ma töötan, aga ma arvan, et olla lapsevanem haigena, nagu raskete häiretega või raske traumaga, millega sa pole tegelenud ega taha tegeleda, siis nii või teisiti see kandub su lapsele ja sa annad selle edasi. Nii et tegelikult on maailm muutumas selles osas, et kas naised peavad olema emad ja nii edasi, fundamentaalselt, bioloogiliselt muidugi on tore, et sul on see laps ja sul on see vajadus. Aga mida varem sa endaga tegeled, juba kui sa oled see teismeline või veel varem, on ju, kui sul on normaalne hooldaja, siis on võimalik sellega tegeleda. Et siis jah, et selles mõttes, et see laps teha lihtsalt kellegi jaoks või millegi jaoks, et ma olen ikka väga palju näinud, kuidas seda kolmandat last hakati tegema, et selle jaoks, et raha saada, mis on täiesti olematu summa praegu. Et mul on olnud seda, ma olen näinud seda niimoodi, et okei, mille pärast te tegite, et teil on praegu selline olukord. Aga mis te ise arvate? Et see on nagu see koht, ütleme. Ja kahjuks on see juba sisse kirjutatud, see kõik, millest me siin rääkisime, mis on see keeruline valusam pool, eks ole.
ja ega ei olegi, et selles mõttes need kaks asja, mis on seotud perekondade ja et lihtsalt vaadata, mis päriselt on sinu vajadused ja kus keskkonnas sa elad ja kas see keskkond sulle on nagu, annab see sulle midagi ja kui see ei anna, et siis sa pead hakkama seda muutma või ära minema, et ma olen täiesti nõus sellega, et Eesti keskkonnas ei ole väga kerge elada. Et ta on selline hämar ja hall, et ka füsioloogiliselt, bioloogiliselt kehale on ta nagu raske. Aga kõik on võimalik alati. Et me oleme nagu toonud, psühholoogid on toonud neid patsiente sellistest kohtadest välja, et kui sa annad võimaluse nagu, et ja ravi ei pea kartma, et see on mõnikord fundamentaalselt oluline, et väga paljud siin sellised ökoinimesed nagu on täiesti vastu sellele. Ise nad on täiesti läbi omadega nagu elavadki selle lapsega seal voodis, et et selles mõttes nagu paluks nagu kainet ja tervet mõistust. Et ma võin siin veel jaurata, seda ei tõlla, see hull eeskuju olla, et eks mul on ka elus nagu neid õppetunde ja et ei ole ideaalne, aga väärtus on see, kui sa märkad ja saad aru, et sa teed nagu valesti midagi. Ükskõik kuna, aga et sa saad aru, et ka selles kohas, kus sa praegu oled, hea inimene, sa saad tegelikult teha muuduse. Ja nagu sa ütlesid, kõik on võimalik, siis siia lihtsalt see, et kunagi pole hilja, on ju. Sest et sellest unetusest ja nendest asjadest hakkavad ju peale terviseprobleemid, ülekaal, kõik need asjad. Me ei jõua täna sinna minna, võib-olla räägime nendest teistel kordadel, aga igal juhul mul on ääretult hea meel, et sa tulid, sa jagasid seda niivõrd lihtsas inimlikus keeles ja nii nagu see päriselt on. Teatud keerulised nimed küll siin olid nagu sees, aga sa ütlesid ka, mis need tegelikult on, nii et me saime nagu kõik väga hästi sellest aru. Aitäh sulle ja aitäh teile, head kuulajad ja vaatajad. Ja kui see teema sind kõnetas, siis loomulikult võid sa esitada meile küsimusi, jagada tagasisidet ja kindlalt vaata ka meie teisi osasid, sest kindlalt leiad sa midagi põnevat, mida kuulata. Järgmiste kordadeni. Ta sünnib hommiku valguses, oma enese ilus ja veas, oma enese ilus ja veas.